Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotunni toob teieni Inbank. Inbank on nutikas valik väiksemate igapäevaostude või suuremate tulevikku vaatavate investeeringute jaoks. Enne finantsteenuse lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel pea nõu. Tere kuulajad, Autotund on taas eetris. Täna on stuudios ja päriselt stuudios Tarmo Tähepõld ja Sulev Ladva Geenius uudisteportaalist. Ja Sulev on täna siin selleks, et rääkida väga mitmest asjast. Esiteks tagasivaade Le Manile. Sulev, kui suur Le Mani fänn, aastaid mingi 3 või 4 korda kohal käinud? 4. Näitas sõrmedega see aasta, ei käinud, vaatas telekast. Siis, kus ta käis kohal, oli Drive Estonia läbi Eesti, ma ei tea, mis selle nimi on, ta ei ole autoralli. Ta on sõiduüritus, kus ta on äkki mingi showralli äkki Eesti keeli. Kus mitmed teelõigud olid ametlikult suletud ja kõik osalejad, mis oli 60 ja natuke peale autot, said siis sõita täpselt nii kiiresti, kui nad julgesid. Just. Ja sõitmas oli väga huvitavaid autosid, millest ilmselgelt kõige huvitavam ja inimesed, Eesti autoinimeste Instagram oli seda täis, Chimera Evo 37. Ja siis vaatame tulevikku, sellepärast et nädalavahetusel toimub Spa 24 tunni sõit ja muidu see võib-olla oleks lihtsalt padufännide nagu Sulevi selline hobi, aga seekord saab taas rajale Martin Rump ja sellepärast me räägime sellest natuke lähemalt. Ja mõned autouudised, mille läbiv teema on suured ja rasked. Ma tea, nädala sellist auto ma lihtsalt avastasin siin üks päev ennast, et ma olen muutunud täiesti saamatuks. Ma ei suuda ilma autot elada. Käisin jaanipäeval Vormsil ja me läksime Vormsile purjekaga, kuna meil peres on ühed paadijuhi load värsked ja need ei ole minu omad. Ja täitsa mugavalt ühe sugulase purjekas vedeles Rohukülas. Selles mõttes, see on mitte, et suguvõsas vedeleks kõigil purjekaid, vaid on ostetud uus ja vana on müügis, aga see on hetkel, seal on soodsam parkida. Ja panime üks kokku, et värsked load, purjekas, läheks Vormsile. Et ei pea mingite praami järjekordade pärast, et istu peale sõida, et saab harjutada, sealt on hea väike suts, ilm ilus, saab harjutada seda värki. Jõudsime ilusti tagasi ka, aga see koha peal Vormsi, ma ei tea, kas ta läheb ametlikult, ta vist ei ole Eesti üks väikesaartest, on keskmine saar, jube tüüt on ilma autota, ma olin vahepeal ikka, kuna me telkisime, mis on täiesti eraldi teema ja ma saan aru telkimisest, kui sa matkad ja sul ei ole kuskil mujal ööbida. Või oled ringraja ääres, nagu ma olen. Kui oled ringraja ääres. Aga telkimine kui mõnus ja romantiline suvine tegevus, mida lastega teha, siis kas asi on eas või milles, ma ei saa sellest aru, sest see on üks piin, sest et öösel on külm ja hommikul on palav ja kuskil pesta ei ole. Ja satikaid on kindlasti väga palju. Ja satikad, just täpselt nii, kui see üks sääsk sinna telki pääseb. Aga ma rohkem ei virise, ma lihtsalt tundsin seal Vormsi saarel väga puudust, et mul oleks auto. Aga muuseas, Vormsi saarel saab laenutada elektritõukse. Ja Vormsi saarel saab laenutada elektriautosid. On selline firma nagu Vort, täiesti tasumata teadlanne praegult. Tõmbasin äpi, tõuksi ma hakanud võtma, sest ma lapsi veel ei taha, me laenutasin seal tavalisi rattaid, aga seal oli 2 mini Cooperit seda elektrilist ja üks vanem elektrismart, mitte nüüd see uus, aga need 2-kohaline. Ja mul rattalaenutus vist oli äkki kas 15 eurot päev per ratas, 4-liikmeline pere 60 eurot. Selle mini ma oleksin saanud päevaks 40 euroga. See on täitsa ju pool muidu. Just, aga kahjuks need minid olid mõlemad välja laenud, ma ei saanud neid võtta, ma nägin, nad parkisid seal, aga nad olid kellegi poolt reserveeritud ja Smart 4 inimese jaoks oli natuke väike. Ja see ongi ainult see äpp ongi Vort ja ainult Vormsi. Ma ei tea, ma kujutan ette, et see võiks olla midagi Vormsi transport või midagi, ma ka imestasin. Või nagu Wolti Volt, aga pandi Vormsi ja siis on Vort. Ja neid tõuks oli palju. Et nagu, see on päris kaval. Päris kaval, just. Nii, et tegelikult minusugustele
inimestele, kes ei suuda ilma autota olla, on lahendused seal olemas, lihtsalt neid elektriautosid võiks seal natuke rohkem olla ja siis ma läheksin purjetaks Vormsile hea meelega tagasi. Ja. Aga teeme siis autouudised ette ja täna on selles mõttes Sulevi poolt ette valmistud, tema on väga kursis, tema teeb meil muuseas autogeeniuses ka tihti uudisnuppe. 2 uudisnuppu said üles, need küll tulid siin mõni päev tagasi. Tuli välja uus Bentley Continental GT, mille puhul ma enam ei saa aru, mul on tunne, et autofirmad nagu, et seda nimetatakse just kui Bentley Continental GT Speed. Ja 3. põlvkonnaks siis või? 4. 4. juba peaks olema. 4, aga see on ikkagi selgelt, ma ei tea, mingis mõttes ikkagi mudeli uuendus, kuigi jah, seal on täiesti uus jõuallikas. Jah, täiesti uus jõuallikas ja aga nagu interjöör ja disain, see on kõik ju see, et et kui mingil mudelil tuleb uus mootor, võetakse kasutusele, et ega see ei ole siis tihti siin viimasel ajal on päris palju näiteks uue Toyota Camry puhul, millega ma Ameerikas sõitmas käisin. Toyota ise räägib, see on 9. generatsiooni uus Toyota Camry. Ja minimaalselt muudatusi, et sa mõtled, et kas see on siis ongi lihtsalt turundusnõks, et kust nagu peaks minema see, et kui auto on uus põlvkond, ma ei tea. Ma ei kujuta ette, aga eks Bentley puhul veel eriti see Continental, et see on mingil määral saab paralleele tuua ka nagu Porsche 911, et see disaini ja kogu see asi, see on lihtsalt siuke nagu väike evolutsioon ja siit sentimeeter ja siit üks nurk on natuke muutunud ja esitule mingi kaar on muutunud, aga see valdavalt on nagu väga sarnane auto, kuigi et selles suhtes, et see uus Continental on see, kui Bentley'l on need paaris tuled olnud alati, esitulede puhul, mis on olnud nüüdseks juba ikkagi napilt, et äkki isegi 20 aastat, et nüüd see muutus nagu oli, et siis ta selles suhtes näeb ikkagi veits nagu värskem modernsem välja. Aga jaa, see on ikkagi nagu evolutsioon. Nagu suurim muudatus siis see, et nüüd on ka kapoti all ikkagi hübriidmootor V8. Just, et see sama 4-liitrine V8, mis põhimõtteliselt oli ikkagi enne kahe turboga, aga nüüd on lihtsalt elektrijõud sinna juurde pandud, mis tähendab, et see on üle 700 hobujõu. Vist oli 780 või? Just, mis tundub 782. 782. Mis tundub jõhkralt palju. Jah, see on tänapäeval nende hübriididega saab, sest et ja valikust kahjuks on kadunud ju see 2V12 mootor. Et see nüüd siis siin üks jõuallikas täidab 2 rolli. Mersu S-klassi see E-performance'il, see on vist äkki 803 hobujõudu, mis on ka täpselt samamoodi hübriidiga, et sul on see vana hea AMG V8 seal 4-liitrine ja siis hübriidiga on sinna 200-300 hobujõudu julgelt juurde pandud, Bentley'l sama asi. Ja, et see V8 on 600 hobujõudu ja kõik ülejäänud tuleb elektrist. Just, kiirendus 0-st 96-ni, 60 miilini 3,1, 100 tuleb siis, ma ei tea, 3,2, ma arvan. Yeah. Tippkiirus pole tähtis, 335, ainult elektrijõul saad sõita umbes 81 kilomeetrit. Et see kõik selleks välja näeb kihvt, tagatiib on ära kadunud see, mis sealt välja sõidab. Aga just, et natukene oleks puhtam disaini värki. Kõik said aru, et see tegelikult need tüübid, et muidugi see on okei, kui sa sõidad autobaanil ja see tuleb mingil kiirusel välja või sa lähed, siis kui teda vaja on. Aga ma saan aru, et ka Porsche inimeste seas on suhteliselt selline, et kas sa oled see mees, kes sõidab see tiib väljas või sees. Ka see, isegi kui sa pargid. Isegi kui sa pargid just, et enamikel Panameradel ja neil saab ühe nupu vajutusega selle tiiva sealt efektselt ja siis ja nüüd kumb mees sa oled? Oi, tiib ikka ainult siis väljas, kui see peab ise tulema, muidu on maad. Hoiab silüoti ilusamal, aga ja Bentley'l, nüüd seda varianti enam ei olegi. See tiib on kadunud, saad aru, et ei ole vaja. Rikub ainult ära kõik need inimesed, kes sellega niisama sõidavad. Aga, oluline auto kindlasti vindu veel ei ole, kindlasti maksab üle 300,000, paned varustust juurde, 400. Kohe on saadaval ka kabrioletina. Aga see Bentley uudis on lihtsalt sissejuhatus teisele autole, mille sa üles panid. Ja millel on kapoti all V8, 4,4-liitrine ja hübriidajam. Samamoodi. Bentley kaalus 2459 kilo, see auto kaalub 2435 kilo. Just. Tegemist ei ole raskega küll, aga luksusliku, hiiglasliku Briti kupee, sportkupeega, vaid M5. BMW M5.
Kas me enam üldse millegi üle imestame pärast BMW XM-i? Raske on, kuigi nagu siiamaani ikka veel üllatab, kuigi kuskil kuklas ikka mõtle, et nagu, kas nagu peaks üllatanud olema, sest BMW-l on need disain, see on maitsasi, selle üle saabki vaidlema jääda, kindlasti paljutele võib see meeldida, aga lihtsalt kui on nagu numbrites asi kinni ja statistikas, siis ikkagi jämedalt 2,5 tonni kaaluv M5 on ikka maru raske. Selles mõttes, kui me jätame korraks selle kaalu kõrvale, nii uus M5, 727 hobujõudu, 1000 newtonmeetrit, täpselt nagu Bentley'l, 3,5 sekundiga 100-ni, mis on juba aeglane, võrreldes näiteks Bentley'ga. Jah, sest et M5 CS, mis oli see eelmise põlvkonna see tipp M5, see oli kiirem. Muidugi sellest tuleb ka ilmselt... Just need competitionid ja asjad veel tulevad, aga et seda massini on ikka nii palju juurde tulnud, et nagu muud numbrid väga palju ei ole paranenud. Ja kus juures ainult elektrijõul saab sõita kõigest 67–69 kilomeetrit, 10 kilomeetrit vähem kui Bentley'ga. Just. Et mis, ma ütlen, et me oleme, see on nüüd seda automeediat siin paar päeva nagu see küsimus vaevanud, et kas BMW-d enam üldse huvitab, sest et ei ole võimalik, et selline autotootja ei suudaks ehitada kergemat autot, kui kõik teised suudavad. Ja teine on see, et kui BMW, ma tean, et on ju räägitud, et ühe auto arendustsükkel on umbes 5–7 aastat. On see sellest hetkest, kui tuleb koosolek, nüüd hakkame uut põlvkonda tegema, joonistatakse esimesed silueti, hakatakse arutama. Mingi hetk, ma saan aru, on see tanker juba selline, et sul seda pöörata on väga raske. Ja. Aga BEM siin, näiteks Mersu, see C-klassi AMG C63, mis tehti nüüd 4-silindrilise mootori hübriidajami ja jube raskena. Ja mis pole peaaegu üldse vist müünud. See on absoluutselt täiesti müügi edutu auto, et kas BEM-il tuli mingi hetk kutid, aga mis me nüüd teeme? Mis me teeme, sest meil tuleb kohe varsti välja 2,5 tonnine M5. Et kui keegi tahab nagu võrdlust, et mida me siin nagu kiunume, et jõudu ju on ja kiirendab ju küll, et ega põhimõtteliselt ei olegi vahet ja kas siis tundubki, et selle M5 ostja, et kas BMW ostjal ei olegi enam vahet? Sest viimane, ma ei tea, ainuke vist normaalne BMW M-auto ongi nüüd M2 või? See väiksem M2, tegelikult seda M5 CS-i on ka väga-väga palju kiidetud. Et seda eelmist. Just, seda eelmist, mis pidi olema tõesti nagu väga hea pidamise ja keeramise kõik muu, et nagu justkui nagu eirab füüsikareeglid, arvestades, et on suur seda. Et võib-olla nad suudnud sellega seda sama teha, sest me räägime praegult autost andmete pealt, olemata keegi sellega sõitnud seda esimest korda nii-öelda näidatakse sõitmas Goodwoodis. Jaa, Goodwoodis peaks olema see väljas. BEM on Goodwoodis mõnusasti ostnud omale sisse, sest oli mingi teine auto veel, mida nad seal näitavad, mis mul ei tule praegult meelde. Üks oli M5 ja teine oli ka mingi hästi veider. See X3, uue X3, mille disain on ka kergelt, selle mingi, see kõige kangem versioon sõidab ka Goodwoodis. Mingisugune M-lahjem nagu selline. Just, et kui sa suudad ennast osta nagu Goodwoodi sinna mäkketõusu võistlusele, ma arvan, et seal on ikkagi mingid autosid kutsutakse, eks ju, tulge. Ja ma arvan, et mingid autod peavad ennast sinna ostma. Jaa, aga kas M5-ga võib-olla mingi määral lihtsalt, kas M5-l tegelikult ei ole mitte juubel see aasta? Sest et Intercooleris mul jäi silma, et kas on 30 aastat, ma tahaks öelda, sest et ju, rohkem 40 rohkem, jah. Et selles suhtes, et M5-ga saab see X3 Goodwoodi tundub väga küsitav tegelikult, aga M5-st võib-olla saab aru. Ja M5-st saab muidugi aru, ja, lihtsalt, et nad on nagu suurelt selle võtnud, see ei ole ainult ühe auto, aga et kindlasti meis räägivad hapud viinamarjad, et meie sellist autot ju kunagi osta ei jõua ja ilmselt ei tooda meile ka proovisõiduks, aga lihtsalt teile võrdluseks. Erinevad auto väljaanded on siin välja toonud. Näiteks see on nüüd küll siis Ameerika põhine, aga et uus M5 on raskem kui Chevrolet Tahoe, 2-rattaveoline ehk siis tagaveoline Tahoe, suur Ameerika, kujutage ette kõiki neid politsei ja FBI seriaale. Need on need suured maasturid. Raskem kui Ford F-150 Super Crew, 4WD, mis iga, ütleme lihtsalt Ford F-150 versus M5. Lucid Air Sapphire ja ka Porsche Taycan Turbo S. Just. Mis mõlemad on väga suure sõiduulatusega elektrisportsedaanid.
ja just ju elektriautodel piraatideks need on ikkagi nii rasked ja võib-olla isegi kogu et teede infrastruktuur võib hakata vaevlema, sest et teed lagunevad kiiremini ja nii edasi, aga Taycan, mis on ikkagi raske elektrisport. Ja sõidab tänapäeval üle 500 kilomeetri, ma ise testisin soojal ajal. Ja Taycan on 40 kilo kergem. Mercedes Maybach S-klass, eks ju, mis on ju M5-st nagu põhimõtteliselt me peaks rääkima siis 7. seeriast. Just. Et ta on Maybach S-klass on kergem ja Range Rover Sport. Et okei, need kiirusomad ja kõik, aga siin lihtsalt natuke vaadata, et kuidas saavad kogu selle asjaga hakkama näiteks pidurid. Ja mida teevad selle peale rehvid, et kui kaua sul kestavad ühed, et mis rehve sa pead ostma või kas rehvi tehnoloogia on tulnud järgi, kas kasutatakse sellel, ma ei tea, elektriauto rehve? Ma ise mõtlen sama sellepärast, et me arutasime, mis on natukene sama auku, on see M2, mis on ka tegelikult mitusada kilo kergem kui eelmine, raskem muidugi. Siis oli see, et meil sõpradega jäi silma, et Chris Harris väga kiitis M2 ja ütles, et ja minust tema, ma parafreesin, aga tema tsitaat oli midagi sarnast, et kui sa nagu roolis ei tunneta seda kaalu, siis ei ole vahet. Aga nagu see ei saa nii olla, sest et kui sa insenerid on võib-olla suutnud, et vedustused ja asjad ja kõik see tänapäeva tehnoloogia on see, et auto pöörab juba kiiresti ja kiirendus ei ole vahet, sest et see on hästi palju jõudu. Aga see rehvid ja pidurid, kuidas need kuluvad 2,5 tonnis autoga, ma ei taha teada. Just, et ma täiesti ausalt tunnistan, et, et mina ei saa ilmselt aru, kui mul antaks M5, mis kaalub kas 2,5 tonni või M5, mis kaalub näiteks 2,2 tonni. Ma usun, et ma ei oskaks, võib-olla oskaks, aga just see, et see ei ole ju kogu selle ökondus, et nad panid sinna hübriidajami ju peale selleks, et justkui oleks öko, nad räägivad siin, kui sa ilusti laed pistikust, siis su kütusukulu on 1,1. See on nali ju. Ja lihtsalt võrdluseks siin Toomas Vabamäe näiteks oma Facebookis on välja toonud, et esimene siis, võtame 85. aasta E28 M5 kaalus minimaalselt 1430 kilo. Ja tema on vist välja toonud siin praegult need, kus on siis arvestatud, et sul on kütuspaagis ja ka juhtautos. Mis tähendab seda, et ka see uus M5 on tema andmetel siin 2510. Ma arvan, et need PEM-i toodud andmed on need, mis viimasel kiputakse kasutama. See kuivkaal ja värki. Jah, ilma juhita. Ehk siis esimene M5 1430 ja nüüd viimane 2510. Ja kui me mõtleme eelmise põlvkonna M5, ehk siis F90 põlvkonna, on 1900 kilo. Et see pool tonni. Lihtsalt juurde. Ja ma olen täiesti kindel, et ega need akud ei kaalu. Pool tonni akud on nagu täis elektriauto akud. See ei ole hübriid. Täpselt. Ja siis veel, et kohe lõpetan selle kaaluteema ära. Intercooler, see sama, mis sa mainisid, on välja toonud jälle hobujõude tonni kohta. Siin on küll need brake horsepowers, mis ei ole päris see sama, mis meie see PS või Fertestark, aga suurusjärk on sama. Et esimese põlvkonna omal oli siis 200 hobujõudu tonni kohta. Ja siis tuli E34 oli 186, siis hakkas jälle kerkima. Eelmine põlvkond 298 hobujõudu tonni kohta. Ja nüüd see uus on 295 ehk tegelikult per tonn on hobujõude vähem kui eelmisel põlvkonnal. Et palju õnne, automaailma aastal 2024 lihtsalt PEM ei lõpeta nagu üllatamist. Nagu just see M nagu osakond, see XM-iga ja siis... Ja teine asi on küll see, et see ei ole absoluutselt õige lähenemine, aga M2 puhul mul jäi kuklasse see, et äkki nad lihtsalt jätavad ruumi, et see competition ja siis et see oleks nagu lihtsam, et me saame selle 100-150 kilo väga lihtsalt sellest välja võtta, et äkki nad lihtsalt on nagu natukene jätavad endale nii palju seda puhverit, et need käredamad variandid oleks, vaadake nüüd, 150 kilo kergem. Kas see Porsche tahtis, kas see oli see, et Porschel tuli ka 911 tuli see uus, nii-öelda GTS variant on nüüd hübriid ja see on nüüd siis see 992 2.2 või? Just. Põlvkond ja sellel on tagaiste. Porsche 911 on ju alati olnud selle poolest nagu parem kui näiteks Cayman või Boxster, sest tal on tagaiste. Just. Aga Porschel on nüüd tagaiste lisavarustuses. See maksab küll 0 €.
aga see on puhtalt kaalu pärast. Just, sest niimoodi saavad nad näidata, et nendes uus hübriid, mis on tegelikult ikkagi pigem kerge, sest nad kasutavad seal, selle Porschega ei saa sõita ainult elektriga ja see on ainult nagu jõudluse jaoks ja ilmselt natuke CO2. Aga et siis nad saavad selle ametliku kaalunumbri said vist nagu 1500 või natukene alla selle, või oli see alla 1600, ma ei mäleta, mis... Et ta ei ole nagu otseselt raskem kui eelmine GTS, just, oli vist point. Et ta jääb nagu samaks. Just, aga paned tagaistme sisse, siis natuke on. Aga nad said selle nimed, et sa ei pea seda tagaistet panema, kui sa ei taha. Jah, siis on kerge. Okei, tas nüüd need jäävad, et vaatame, mis sest M5-st saab tulevikus. Üks kiire autoudis. Sain me selle just enne saadet, mina teadsin natuke varem. Vihjati, aga ei lubatud rääkida, et Ineos Grenadier, põhimõtteliselt Land Rover Defenderi mõtteline järeltulija, mitte otsene, sest et tegelikult see Ineose, ta on tohutu konglomeraat, see firma tegelikult. Tahtis ju isegi vana Defenderi tootmisliini ära osta. Aga ei lubatud lihtsalt. Land Rover ei olnud nõus müüma. Ja siis nad tegid iseendama. Seda hakkab esindama infoauto, ehk siis see, mis seal Pärnu maanteel on, et koduleht on juba üleval, ineosgrenadier.infoauto.ee ja on olemas ka hinnad ja suve teisel poolel saabuvad ka autod. Kõige odavam, mis siin praegult on, need on juba valmis nii-öelda autod, et sa ise komplekteerida ei saa, hetkel vähemalt. 52 000 utility wagon, ehk siis põhimõtteliselt taga paari akent isegi ole, et sisuliselt nagu siuke kaubiku stiilis hästi robustne, aga loomulikult peavad olema ju kõik need Euroopa Liidu vajalikud turvaabid peal. Automaatkäigukast, BMW 6-silindriline mootor. Kõik. Ja siis kallimad, mis siin valmis on komplekteeritud, mis ma kiirelt vaatasin, Trial Master Edition, rohke varustusega 76 000. Sisuliselt 50-st peaaegu 80, nii et minge vaadake ise. Loodame, et saame ise varsti sellega sõita ja siis saame pikemalt rääkida. Mul hakkab suu kuivama, aga ei, me ei ava ühtegi karastusjooki, vaid ma lasen Sulevil rääkida. Võtan lihtsalt üle. Võtame siis kõige varasemast. Le Mans oli vist kõige ennem. Jaa, Le Mans oli nüüdseks napilt, et 2 nädalat tagasi. Olen aru saanud, et oli hea Le Mans, kuigi minu jaoks kohe, mina ei ole suur nagu ringrajaspordi, üldse spordiautot, kellelgi ei tule see üllatusena, aga niipea kui selgus, et nagu mulle 2 eelmist aastat olid hästi olulised, sellepärast, et seal oli Le Mans 100 ja kõik tundus ja see, et Rump osales, tundus nagu, vaat see on kõige põnevam võidusõit üldse. Nii kui Rump ei ole, siis mul tundus, kes üldse see aasta viitsib vaadata, aga tegelikult vist nii-öelda Rumpi väliselt oli olnud üks põnevamatest nii ma arvan, puhtalt autode ja autosõidu poolest, pluss ka see, et see ilm mängis stsenaariumiga veel väga hästi kaasa, sest selliseid ägedaid vihmasahmakaid, et nüüd on täiesti märg, tuli umbes 4-5 korda. Aga seal oli ikkagi vahepeal nii märg, et sõidetigi tunde turvaauto taga. Öösel oli niimoodi, et umbes 3-4 tundi oli turvaauto taga, sellepärast, et lihtsalt öösel selles nii palju vihma, see täpselt kattus sellega, kui ma otsustasin, et ma natukene puhkan ja magan, ehk et umbes kella 4 hommikul kuni kella 8 hommikul oligi turvaauto rajal, midagi väga ei toimunud ja kõik sõitjad ka ainult kurtsid, et kuule, et öeldigi, et oma biti insenerid, et laske mingit muusikat mulle siia kõrvaklappides, sest turvaauto taga sõidad 60 või 80 kiltse tunnis ja lihtsalt pimedas kell 5 hommikul 80 kiltse tunnis ühte seda sama joru mööda ringi, et ma kujutan ette, et see võib ikka väga vesitav olla. Tahab mingit podcasti kuulata või tõesti? Just, et hästi paljud juhid kurtsid, et see oli see kõige raskem osa kogu sõidust. Aga sõit oli väga põnev, valdavalt sellepärast, et see nüüdseks juba mõned aastad olnud see uus tippklass nimega Le Mans Hypercar oli 23 autot kokku. See on seesama, kus vahepeal oli põhimõtteliselt 3 Toyotat ainult. Või oli paar autot mingit mitte tehase meeskonda? Kui Hypercar tuli, siis oli Toyota ja siis Klickenhaus oli esimene. Ja siis oli Alpine oli ka, aga ta oli nii-öelda vana autoga, mis lubati lihtsalt nagu selle Hypercari reeglite all, aga põhimõtteliselt oli mingil hetkel oli
2 eri mudelit kokku 4-5 autot ja see oli kõik. Ja nüüdseks on 23 ja tuleb veel juurdegi. Aga nii-öelda tootjate mõttes, okei, see oli see Uppercar on lihtsalt üks klass, mis vahepeal muutus, aga enne seda oli ju ka, et mingi hetk ma mäletan, oli ju Bentley, Audi, et see nii-öelda tehase vaheline, see kõige tippklass, kus olid tehase meeskonnad, oli ju vahepeal ka hästi tihe ja siis mingi hetk jäigi põhimõtteliselt Toyota üksinda sinna. Jaa, et varem oli see LMP1, Le Mans Prototype 1 ja ütleme viimase 12 aasta seas oli tipp, kui oli Audi, Toyota ja Porsche kolmekesti kõik. Veel enne seda oli ka Peugeot, kui oli see diisli ajastu nii-öelda, oli Audi ja Peugeot vaheline ja veel enne seda oli siis Audi algaastad ja oli ka nagu Bentley, aga nagu teisi tootjaid otseselt väga isegi ei olnud. Okay. Et siis juba läheb siin 90ndate kanti, siis on juba natukene teine seis. Ja nüüd siis täna oli seal ju tootjaid nii, et ohoho. Tootjaid oli palju, oli Ferrari, Porsche, Alpine, Peugeot, Lamborghini, Cadillac, BMW, kas näeb midagi vahele ja siis üks Itaalia põhimõtteliselt kuskilt 1000 üles toodud firma nimega Isotta Franceschini, mis on selline ilmasõja eelne mingi väike mark, mis lihtsalt leiti üles ja Peugeot mainisin. Et, ja autosid kokku 23, mis on selle 2000-ete seas kõige suurem arv tippklassis, mis üldse on olnud. Ja oli siis kõva rebimine? Oli väga kõva rebimine. Kuidas seal üldse, ma ei taha väga sügaval ajalukku, aga räägime sellest 2000-ndest, kas need autod on alati pidanud nii sarnased olemast? Ma saan aru, et siin on nii palju ju ette kirjutatud jõuallikad, et siin ei ole ju, et keegi sõidab V8-ga, keegi sõidab V10-ga, keegi on üldse mingi imeliku rootori omale ehitanud. Ei, tegelikult neid jõuallikaid on erinevad. Cadillac on näiteks vabalt hingava V8-ga, aga neil on hübriidajam ka. Kõik on hübriid, ei ole vist ühtegi autot, millel antud hetkel ei olnud ühtegi autot, millel ei olnud hübriidajamit. Kohustuslik ju? Ei ole? Ei ole. Clickenhouse oli ainukene, kes oli ilma hübriidita, aga neid enam ei ole. Et hübriid ei ole kohustuslik otseselt, aga hetkel on kõikidel. Aga näiteks samas Peugeot, ma arvan, et Peugeot vist ikkagi 4-silindri ei ole mootor, aga neil on vist äärmisel juhul 6-silindri. Aga V8 valdavalt on sellised V8 turbad, sellised, mis on ka nagu täna, mis mõtled nagu suured sportautod. Mõne teise klassiga seal sassi, kus on nagu hästi nagu LMP2 on selline, et kõik on identsed kered, identsed mootorid. See on selline nii-öelda nagu spec klass nüüdseks. Nii, kes võitis? Ferrari võitis. Juba teist aastat järjest. Kui eelmine aasta võitis 50, siis seekord võitis 51. Ei, eelmine kord võitis 51, seekord 50. Ehk et Antonio Fuoco, Miguel Molina ja Niklas Nielsen olid sõitjad ja Ferrari eelmine aasta oli võib-olla natukene sosistamisega see võit, sest et vahetult enne Le Mani tuli see, mis on see balance of performance, millega nad siis nagu näpivad natukene auto võisust auto kaalu, mis on antud klassil lihtsalt kohustuslik, sest autod on kõik üsna erinevad. Et vahetult enne sai Ferrari üsna sellise favoriitse tasakaalustamise, aga seekord oli liidreid, vahepeal juhtis Porsche, vahepeal juhtis Cadillac, vahepeal juhtis Ferrari, vahepeal juhtis Toyota, et nagu selle autode tasakaalustamise taha mitte midagi ei saa kindlasti jääda ja oli väga põnev ja oli isegi, mingil hetkel oli tunne, et mis iganes nendest 3 tootjatest, keda ma mainisin, Cadillac, Toyota ja Ferrari ja ka Porsche, et ükskõik kes oleks napilt võitnud. Ja teine suur saavutus, mis oli ka see, et 24 tundi on väga pikk siit, ehk et need vahed kohtade vahel kärisevad, kunagi ei ole sama ringi peal olnud top 3. Ehk et on 2 autot võib-olla on sama ringi peal, aga 3. koht ja vahepeal isegi teine koht on liidrist juba ringiga. On see 24 tunni jooksul lihtsalt nii palju juhtunud või siis nii palju aeglasemad, et liider on põhimõtteliselt kätte saanud? Just, on ringiga. Seekord oli 9 autot ühe ringi peal. Ja 10. koht oli siis liidriga ringiga maas, mis on nagu enam kui 4 korda rohkem. Et see juba näitab, et see rebimine oli ikka nagu tihe. See on ju pikk see rada on. 13,6 midagi. Sa pead põhimõtteliselt 24 tundi kõik pausid, pause, seal ei ole kõik vahetused, kütused, rehvid,
Kas see võis olla tänu sellele, et seal hommikupoole see suur turvaauto oli, et kõik nagu, või tegelikult need turvaautosid on tihti ju? Turvaautosid on See ei ole niivina, nagu- et selles suhtes, et see aasta ei olnud nagu mingid turvaauto rekordid, mida nagu peetakse ka, et turvaautot Okei. ei olnud nagu liiga palju. Üks asi on, mis nüüd, ma arvan, et vist oli eelmine aasta esimest korda, mida varem pole Le Manil olnud, on see, et traditsiooniliselt on Le Manil olnud, või noh, ütleme 2000 aastatel varem, on, et on 3 turvaautot, kuna see rada on nii suur. Siis on 3 eri turvaautot, sest muidu see jada läks liiga pikaks. Ja siis nad lihtsalt teevad ringe, kui turvaauto läheb ära, kõik 3 lähevad korraga ära erinevates kohtades ja läheb sõit jälle pihta. Nüüd on see, et nad teevad, enne kui turvaauto läheb rajalt ära, siis nad teevad ühe suure jada ja teine asi, mis on see, et kui keegi on ringiga maas, nad võivad võtta selle ühe ringi tagasi, ehk et lastaks nii-öelda aeglasemalt korra kõik mööda, ehk et nagu kui iga kord, kui on turvaauto, siis on potentsiaalne see, et kui sa oled ringiga maha jäänud, näiteks äsja, siis sa saad selle ühe ringi tagasi, et see kindlasti parandab seda olukorda, aga eelmine aasta oli sama ja eelmine aasta ikkagi ei olnud isegi poodiumit sama ringi peal. Et see on lihtsalt see autode tase, mis on nagu tõusnud. Okei, sa tegid meil autokindlustuse loo ka 3 asjast, mis väga üllatas, ühe me rääkisime ära, oligi see, et kõik olid ühe ringi peal lõpetasid tohutult ka autosid, aga see teine, võtame see teise ka, mis oli see, et Porsche Hertz Jota või Jota Hertz tiim suutis oma auto, mis asja, juba kolmapäeval ära lõhkuda. Just, et kui oli esimene kvalifikatsioon oli kolmapäeval sellisel varasel õhtul ja kolmapäeva hilisel õhtul, nii kolmapäeva kui neljapäeva õhtu on nii-öelda need harjutussõidud, sest kõik sõitjad peavad tegema mingi kindel arv ööringe, enne kui nad nagu sõidus saavad osaleda, see on kohustuslik osa. Ja siis harjutussessioonil number 12, see Hertz Team Jota, kes sõidab Porschega, pani seina üsna raja alguses niimoodi, et auto monokokk ehk et see tuumik, see struktuur sai viga ja nagu ka tavaautodel ehk et kui nii-öelda raam või noh, nende autode puhul monokokk saab viga, siis läheb Leetu. Siis läheb Leetu. Siis saatsid selle auto Poola ja siis võtsid Stuttgardist uue ja Porsche saatis neile uue monokoki ja noh, muidugi nad said juppe kasutada, mis neil oli teisest varasemast autost, aga põhimõtteliselt nad panid uuest monokokist nullist auto uuesti kokku. Meeskonna sõnul see reeglina võtab 2-3 nädalat neil tehases, headquartersis aega. Nemad tegid selle Le Mani garaažis vähem kui 48 tunniga. See on ikka päris, esiteks saad see Porsche laomees, kellele öösel tuleb kõne, kuule, et sõidab treiler ette, et anna see üks monokokk, et ülevat riiulist, anna see vasak neile, pärast klaarime, arved saadame hiljem. Jah, lihtsalt. Just. Muidugi võib loota arvestades seda ettevalmistus, et tõenäoliselt mingi varu monokokk võis olla juba seal Le Manil koha peal, aga siiski, et see on ikka ja kui sa mõtled seda, et nagu, et mõtle, okei, nüüd inseneridel ja mehaanikutel on nüüd juba raske see 24 tundise sõit, nad juba tegid 48 tundi jutti tööd enne seda, et mida siis, et see laupäeva hommikul see sõitaku, kus on see põhiasi, sul on terve meeskond on juba täiesti rihmaks ennast tõmmanud. Et see on ikka saavutus missugune. See on täitsa uskumatu. Ja siis need koosolekud pärast Le Mani, kus hakkavad need kesktaseme managerid, kes ei käi kohal, kes ei tea midagi, hakkavad küsima, aga miks me seda autot muidu 3 nädalat ehitame? Uus benchmark on ju 48, et kuulge, siin on ju kokkuhoiu koht. Ja see on ikka raju küll jah, et noh. Ja nad lõpetasid üldkokkuvõttes 8. mis tähendab, et samal ringil liidriga ja seal nemad on nii-öelda see eratiim, et nad ei ole tehasmeeskond ja eratiimidest olid nad esimesel kohal. Auto, mis ütleme siis 36 tundi enne sõidustarti ei olnud isegi valmis. Ei olnud valmis, see on tõesti, see mees, kõik need insenerid ühtepidi superkangelased, teistpidi neid hakatakse vaatama, et mis muidu siis teeme kah. Natukene samast teemast pool naljaga, et kuidas asjad nii kiiresti toimuvad Le Manil tihtipeale GT autodel, mis on siis need nagu Corvette'id ja Ferrari'd ja Porsche'd, nendel vaatatakse ka öösel pidureid umbes poole sõidu peal ja see näiteks kogu piduri ketas, support, klotsid kõik korraga, see on siuke minut aega. Siis ma olen ka nalja teinud, et läheks ka Fordi esindusse, et ma nägin seal Le Manil tehti minuti aega, et ma siis tulen 5 minuti pärast tagasi. Te teete mulle 2 tundi siin. Okei, selline oli nii, et ma ütlen alati, kui sulle tuleb vaimustunud ja siis ma ütlen, ma pean ka nüüd vaimustuma ja kui järgmine aasta Le Mans tuleb, siis ma kuidagi jälle ei jõua selleni, aga ükskord. Just, no loodame ja alati peab ka pealt hoidma, et äkki Martin Rump joob sinna ikkagi Le Manile tagasi. Või keegi teine. Sinna tihti, see on ju, see ei
Martin on ise ka käinud, et see ei käi nagu mingi loogika järgi, et sa justkui, et su karjäär kuskil läheb ja siis sa oled nüüd nagu järjekorras, sa tead, et sina oled järgmine, kes seal võib tulla ühele kõne, seal võib olla teisele kõne. Selles suhtes küll, et jällegi muidugi meie ei tea neid detaile, aga Martin umbus mulle eriti see Proton Competition, mis on see Saksa tiim, mille eest ta sõitis eelmine aasta. Neil oli kõige rohkem autosid Le Manil, mis neil läbi ajaloo on olnud. Neil oli üks Hypercar ja neil oli GT-klassis 3 autot ja neil oli ka üks LMP2 auto. Et siis, ja enne kui see nagu Le Mani Interlisti asjad ja autode arv oli enam teada, siis mul oli küll nagu, kui neid istekohti nii palju, see on võimatu, et rump sinna mahu. Aga autosport on kallis, autosport on keeruline ja seal on üks asi, mida on ju öeldud, et kui sul endal on sponsor kotiga kaasas, siis kindlasti saad sa selle koha lihtsamini ja eks siis tiimi poolt on aru saada, et kas sa võtad lihtsalt hea sõitja või sa võtad teise, kes on vist ka hea sõitja, aga kellel on niks number eurosid taskus, siis just, aga pöidleb pihku küll, keegi eestlaste jõuab tagasi. Okei, aga teeme siis ma küll mõtlesin selle tulevikku jätta viimaseks, aga võtame otsa siis, kuna rumpist tuli juttu, et mida siis Martin nüüd see nädalavahetus teeb? See nädalavahetus, kui eelmine aasta tulid Le Mani 100. juubelisõidul, siis see nädalavahetus on ta Spa 24 tunni 100. juubelisõidul. Ta ongi palju parem. Polnudki vaja ennast Le Mansis väsitada. Mis see 101 aastat, see ei ole mingi tähtpäev. Just. Martin sõidab ainult 100-sid. Just, täpselt. Et Spa 24 kindlasti vähem tuntud kui Le Mans, aga selles suhtes on ta nii-öelda need GT-autod, mis on siis GT3 klass, kus on kõik need sellised sportautod, Aston Martinid, Porsche 911, kõik muud. See on ikkagi GT-autodest, ta on ikkagi tippsõit, ma arvan, et selle Nürburgring 24 tunni kõrval. Et seal on ainult GT-autod, GT3 autod, seal on vist ka mõned Porsche Cup-autod, mis on nõks nagu aegasemad. Aga GT-auto seas on ta tippsündmus, seal on üle 67 äkki, ehk et Spa ringraja peal ikka 67 autot ära maota, on ikka tükk tegu. Ja see on autod, mis on siis sisuliselt kõik ühe võimeksega, et kui Le Manis on, mis teeb, ma ei tea, kas ta keerulisemaks või lihtsamaks, et sul ikkagi 23 hüperkaari, mis panevad nendest GT-autodest nagu postist mööda, siis nüüd on sul üle 60 sama võimekusega auto. Just, et seal on küll ka klassid, aga klassid on ainult sõitjate baasil. Sõitjate oskuste peal. Just, ehk et siis on need täiesti pro-tiimid, kus on kõik täis professionaalid, kus on põhimõtteliselt kõik tehase sõitjad ja tippsõitjad ja siis on Pro-M-klass ja siis on ka Bronx-klass, võib-olla midagi veel, aga ma tean, et Martin on selles Bronx-klassis, mis tähendab, et on 4 sõitjat, kus on üks on siis see pool amatöörsõitja, siis on 2 seda silver-tasemega sõitjat, millest üks on Martin Rump ja siis on üks võib-olla ka tipp sõitja, kes minu meelest tema puhul peaks olema see Alessio Piccariello, küll belglane, kuigi tundub, et on itaallane. Ja Alessioga on Rump sõitis üle-eelmine hooaeg Euroopa Le Mani seeriat ja Alessio on ja sõidab jällegi Porsches, nagu Martin on alati seda teinud, GT3, 911 GT3R ja vaadates, kui kiired nad on Alessia olnud, sest et täna oli, ehk et siis nüüd me räägime neljapäevast, täna oli esimene harjutussessioon, kus kahjuks rumbi auto sai teha ainult 5 ringi, Piccariello oli roolis, aga selle 5 ringiga tegi üldkokkuvõttes 8. aja ja oma klassi 2. aja. Ja mis siis juhtus? Siduriga oli probleemid kahjuks. Siduriga, selge. Just. No, mis on siis mingi 3 minutiga vahetame ära või? Peaaegu, et aga nüüdseks selles suhtes auto läks, et see ja esimene harjutussessioon läks selle remondinahka, aga nüüd tuleb kvalidi asjad on kõik neljapäeva õhtul, ehk et reedeks on meil teada, kus täpsemalt rumpi auto stardib nende 67 auto seas. Aga see on kindlasti asi, millel silma peal hoida ning meie autogeeniusel on ka üsna eksklusiivne variant, et rump saadab meil ise update ja meie teeme ka kogu nädalavahetusel jooksul sellise nii-öelda nagu live-blogi stiilis loo, kus mina vaatan sõitu, suhtlen Martiniga ja me hoiame asjadel kogu aeg silma peal. Vot, et jätkis meelde, autogeenius nädalavahetusel, sumedad soojad suveööd, kui te olete päeval rannas ära olnud, siis saate õhtul ja hommikul juba jälgida, kuidas läheb, kogu aeg hoida kätt pulsil, te ei pea minema
kas seda saab vaadata kuskil? Täiesti tasuta on YouTube'i livestream ja vapustav asi, mida õhtuks tassale panna, siis pimedas võidusõit on üks maagiline asi, mida vaadata. Lihtsalt isegi kui sa väga ei jaga, siis lihtsalt vaadata, kuidas spaas pimedas autod täie auruga sõidavad. See on see üks, see Eau de Rouge kurb, mis on siuke ülevalt nagu mäest alla, ta läheb nagu orgu ja siis kohe järsult üles paremale vasakule ja tänapäeva GT autodega on see peaaegu, et flat out isegi nende autodega. Me räägime 250-st. Mitte vast nii palju, ma arvan, et sisenäed sellise 5. käiguga, aga ikkagi siuke 200 pluss, ma tahaks arvata. Okei. Nii, kes tahab seda, mis kell on start? Laupäeval? Laupäeval start peaks olema 17.30, 5.30. Okei. Võt, jälgige siis Autogeeniust ja hoiame Martinile pöialt. Nii, ja siis lõppu see teema, kus kas saab kasutada sõna flat out. Drive Estonia, kus olid siis üle 60 auto, millest ma saan aru mitte enamus, aga ütleme 20 pluss autod olid erinevad Porsched, mis on arusaadav. Just. Oli Ferrarisid, oli kindlasti üks Ford Focus RS. 2 lausa. 2 Focus RS-i. Identset Mait Musta katusega Focus RS-i. Selge. Kas üks oli ka Mountune? Ei olnud. Mul on ühel tuttaval on ka, et ma unustasin sult küsida enne saadet, kas see võis olla äkki mu teine tuttav, kellel on RS, aga võib-olla, kui ei olnud Mountune'iga, siis ei olnud. Ei, Mountuniga ei olnud, jah. Siis ei olnud tema. Tean, et oli paar Alfa Giulia Quadrifoliot. Hästi palju oli GR Yariseid, no hästi palju, 4-5 kui et mitte, aga noh, see on ka selline populaarne auto. Muidugi Ferrari 296 GTB. 2 tükki, mõned Huracanid. Ühes 296 GTB roolis oli Martin Rump. Okei, tegi tempot. Ja noh, hunnikutes sellised neid sportsedane, sportkupeesid BMW ja Mercedeste poolt. Okei. Ja noh, tippsündmuseks. Tegelikult isegi 2 tükki, jah, 2 lihtsalt üks on nii palju efektsem, et see teine on nagu nii raske mõista või no nii nagu siuke friigikas või gurmee auto. See teine on see Dallara. Just, Dallara Stradale, ehk et mis ongi, Stradale on äkki tänav itaalia keeles? Igatahes Dallara, noh, isegi autoentusiastile võib olla väga võõras nimi. Võidusõidu entusiastile kindlasti mitte, sest nad on teinud pikalt võidusõidu autosid ja nende samamoodi monokokki ja neid konstruktsioone. Ja nüüd neil on ka tänavalegaalne auto, mis on sama mootoriga, mis on Focus RS-il. Nii et siis põhimõtteliselt 3 Focus RS. Et see 2,3 liitrine 4-sindine turbomootor, sellel on küll 50 hobujud rohkem 400. Kui tundub 400 hobujud juba vähe, siis auto kaalub alla 900 kilo, 885, võib-olla olenevad spekilt, võib-olla... Ja Focus RS? Ja on napilt 2 korda raske. 1500. Ja see on selline, jah, ta ei ole kindlasti nii selline vau-efektiga auto, kui sa näed seda, aga ta on väga väike, lihtsalt läbinisti karbonfiibrist, kompaktne, enne kõik ringrajale mõeldud suure tagatiivaga ja interjööri juba kihvt oli see, et kui sa mõtled, et on istmed, siis sellel oli istmed tähendas seda, et selle monokokk konstruktsiooni peal olid lihtsalt pandud matid. Liimitud matid, just, sest et sinna on voolitud see istma kuju konstruktsiooni sisse, lihtsalt on matid, sa ei saa midagi liigutada, midagi nihutada, et ma eeldan, et siis on ainult lihtsalt roolid ja ma eeldan ka pedaalide kauguse liigutamine ja see on kõik. Samas tundus, et võib-olla mugav, kahtlen, aga võib-olla on. Ja oli see auto ja vaieldamatuks staariks oli sellise väiketootja nagu Chimera Evo 37, mis tegelikult on sisuliselt restomood vanast Lancia 037 ralliautost, mis on see keskmootoriga tagaveoline väga efektne ralliauto. Kes muuseas teen vahele, see oli talvel, oli see film Lancia, tehti ju Lancia versus Audi. Versus Audi just. Just, mis äkki ma nägin seda just, kas oli Telia videolaenutused, võib-olla on teistes videolaenutused. Jaa, see on hästi tunnustin. Just, et soovitan vaadata, sest see oli, ma toona rääkisin ka, hästi mõnusa vaibiga film, see oli natuke nagu selline või nagu, et justkui tundub Lancia versus Ferrari, see on nagu see Lancia versus Audi, et see on nagu see Ford versus Ferrari suur Hollywoodi produktsioon, et tegelikult mitte, ta on suhteliselt selline veits kodukootud, seal on paar kuulsat näitlejat, aga veits kodukootud lähenemisega hästi armas või kuidagi nagu
mõnusa flow'ga film, soovitan kindlasti vaadata. Mul on see Telia videoanetuse selles minu lemmikute listis, ma pole veel jõudnud, aga see tundub jah selline, et nagu pool kodukootada kõik äge. Just, et ühesõnaga selle sama Lancia pealt või baasil. Seal on see 0,7, ma arvasin, et seal on nagu need deltad rohkem. Okei. See sama 37. Okei, siis ongi selle baasil. Ja mootor on ka nagu see algne originaal, mis on küll väga palju tuunitud, 4-silindriline, super ja turbochargeriga ülelaadimisega. Mina täpselt numbrit ei tea, vähemalt esimene spek, kui see avaldati, öeldi, et 500-600 hobujõudu, auto kindlasti kaalub üsna vähe. Antud auto oli selline veitseline erilisem versioon, millel oli Martini värvides liveri, nagu ka Lancial omal ajal rallis. Ja väga ilus sinise sellise veluuri Alcantaraga interiorist, kõik lihtsalt kogu see autospek oli lihtsalt nagu väga, väga kena. Sõitsid sellega, eks ju, siis põhimõtteliselt Chimera inimesed ise. Jaa, Chimera inimesed olid seal mulle ise. Keegi kuskilt Sirist olla räägitud, et keegi eestlane on kas omale ostnud, võib-olla see üldse ei olegi Eestis, ma korraks mõtlesin, et kas me nüüd näeme esimest korda omanikku, aga see võib vabalt olla ka linnalegend, et keegi eestlastest on ostnud. Seda ei tea ma just. Ja ta ei tarvitse need, mida eestlased ostavad, ei tarvitse üldse kunagi Eestisse ka jõuda. Läheb Hispaania viljasse. Aga sõitis see siis ütleme, et mitu kilomeetrit üldse läbi, see oli ju läbi Eesti sisuliselt. Läbi Eesti, kokku oli kilomeetrid, kui mina Pärnus oma vaatasin, siis ma Jõelähtmet oli start läbi Põhja-Eesti, veits Peipsi äärest Tartusse ja siis Lõuna-Eesti ja siis Pärnusse. Ja Pärnu ranna hotelli ette jõudes oli mul kuskil 667 kilomeetrit. Okei, ja nendest suletud, kus sai nii-öelda siis flat out? Suletud oli keskelt läbi siuke 80-90 kiltsa kokku, ehk et mõlemal päeval siuke 40-45. Aga oli hea, siis tundsid sa siis mingit vabaduse tunnet, et sisuliselt nagu... Tegelikult on, ma mäletan... Oli sul nagu... Ma mõtlen just nagu, kas sai seal lõigu ennem läbi sõita, oli legend selle sõidu kohta või sa said ju seda ainult ühe korra, sul oli ju üks võimalus. Sa ei tule ju ringiga metsast tagasi, et ma teen veel korra. Ja seda küll, et selles suhtes, et said ühe korra sõita, selles suhtes legend oli, mitte nagu rallilegend, see on iga kurv, iga mitmekümne meetri pealt, mis kõik on. Legend oli selles suhtes, et oli pandud, kus on ohtlikumad kurvid ja järsemad kurvid ja kus oli ka näiteks... mis on rallikeeli see crest, mis on siis tõus, mille taha sa ei näe, või langus, mille taha sa ei näe. Et ohtlikumad kohad olid märgitud, aga kui see oli selline, ütleme, ma ei tea, pikemad olid seal, kõige pikem oli 13, mõned olid 11, lühemad olid 4-5 kilomeetrit, et kui oli pikem see, siis seda legendi oli sul ainult umbes 2 lehekülge ja võib-olla mingi siuke paarteist märget. Et seda ei olnud nagu detailne, et see ei ole nüüd on kaardilugeja, see lihtsalt paugutad. Sest keegi ei ole seal professionaalne sõitja. Väljartud Martin Rump. Just, seda peab mainima. Aga ei, tegelikult selles suhtes oli ja mis väga hästi tegelikult võtab selle veits kokku selle suletud tee miljö oli see, et üks eestvedajatest Margus Murakas ütles ka briefingul, et kui sa võid kiivri pähe, IQ natuke langeb. Siis vaatad, et nüüd tuled hakkad kustama stardis, IQ langeb veel poole võrra ja siis, kui sa seal kiiruskatse või suletud tee peal näed ka pealtvaatajaid, siis on täitsa lõpp. Siis läheb kõik turvalisuse meeles, et selles suhtes, et hästi öeldi, et külma pead, et võib tunduda küll, et nüüd hakkad paugutama, aga me keegi üleöö ei ole õppinud sõitma nagu Ott Tänak. Aga tegelikult oli, et see suletud tee on ikkagi selles suhtes, et minu läks isegi ma arvan, et esimese päeva poole peal ma sain aru, et kui on vasakule kurv, siis keera vasakule. Ära ole tee keskel, sest avalikul teedel see on see, et ikkagi võib-olla natuke lähed üle keskjoonega, sa jätad selle varu, et kui keegi teeb vastu, aga tegelikult on see, et see on suletud tee. On vasakul kurv, sa lähed täiesti vasakule äärde ja on paremal kurv, siis enne kurvi sa lähed täiesti vasakule äärde, läheb paremale. Et see tegelikult annab ikkagi väga palju juurde ja Lõuna-Eestis olid ikka, igal teisel autol pidurid suitsesid seal finišis. See on jah, selles mõttes väga suur vahe, kas näiteks 11 kilomeetrit suletud lõik on kuskil, Põhja-Eestis on ka kurviteid, aga Lõuna-Eesti... See on küll. Aga pidasid kõik vastu või? Kõik pidasid vastu, mitte ühtegi sellist
intsidenti päriselt ei juhtunud. Või ka lihtsalt, et kellegi lüttis ülesse või umbes, et õliloik maas ja jahutusvedelik väljas ja ei keegi olnud. treileril. Ju siis kõik, eks kõik olid ettevalmistused, mina olin ettevalmistustööd ma just tahtsin küsida, et kas sa tegid midagi ekstra selle nädalavahetuse jaoks? Uued reffid, pidurid, õlivahetus? Mitte nüüd vahetult enne, aga seda üritust silmas pidades ma kevadel tegin täis pidurite uuenduse, mis on ka selline nagu nii-öelda OEM pluss, et nagu natukene kangemaid pidurid, kui nagu autol tehasest tulevad ja ka kangem see racing tasemega pidurivedelik, et asjad nagu peaks temperatuurile vastu ja väga ilusti. Isegi finišis, kui oli see, et tulin ka raatast välja, oi, kurat ikka suitsevad pidurid, siis sõidad rahulikult edasi, jaotud maha, kõik on fine. Et selles suhtes tundub, et enamus inimesi oli selle prepi teinud ja kõik toimis. Sellised võib-olla spin asfaldi peal oli nagu, oli kuulda, oli ka näha, aga nagu keegi, et nüüd on midagi välja keegi pannud, ei olnud. Selles suhtes, et 60 pluss autot ja 90 kiltsa suletud teid ja kõik tulid turvaliselt koju, on kõik hästi. Jah, ma ei tea, ega sa ju, kuna sa ise sõitsid, siis sa ise väga teisi sõitmas ei näinud välja arvatud siis ringrajal. Et kui palju ringrajale jõudsid? Ma saan aru, et see oli juba nagu nii-öelda lisaüritus, mis oli hinna sees. See oli selline nagu lisapäev. Kõik kindlasti võib-olla ei tahtnudki enam tulla. Või? Ringrajal kindlasti nagu kõik ei tulnud, et kui kokku oli ikka selline napilt üle 60 auto, siis ringrajal oli äkki paarkümmend, mis on küll väga positiivne üllatus, et seda oli rohkem ruumi, aga et Talarat sa eeldad, et tuleb ringrajale, siis see on ringraja auto. Aga seda Chimera kohta ma ausalt arvasin, et äkki nad tulevad nagu näitama. Ma mõtlesin, et nad ikka show-sõidu ikka teevad, eks. Aga nad tegid päris mitu ringi. Okay. Ja korralikult. Kõlas hästi. On ta nagu tundub kiire auto või? Jaa, tundus küll. Aga ringrajal mina olin ringrajal kiirem. Aga see oli, nad ei teinud nagu kiiruse peale, et nende ringraja sõit oli nii, et iga teine kurv oli natukene külg ees ja kummivilin ja et natukene selline show, et nad said nagu päris nautida. Ja nad vist tegid ka mõndadele inimestele nagu sellised show-ringe ka, kes võid kõrval istuda, mina küll kahjuks mitte, aga et et ringrajale oli kindlasti vähem autosid, samas oli ka mingid autosid, kes vist ei osalenud võib-olla kogu üritusel, aga läksid ainult sinna ringraja päevale, et mõned Porsche'd, sest rajal on ikka GT3-sid vaja. Et selles suhtes oli rajapäev oli ka, kus ikkagi enamus olid need Drivestone ja osalised ja seal ka läks kõik väga hästi, et üldiselt on Eestis ikkagi minu teada selline esmakordne üritus on, et on nagu hobisõitjad tänava autodega suletud. Linnast oli ka, lihtsalt oli üks päev hästi palju väiksem. Nagu... Just, et oli ainult see Põhja-Eesti ja natukene seal... tundub, et arvestades muidugi, et mis koguses meil müüakse neid superautosid uuena, pluss ju kõik need, mis tuuakse kasutatuna. Ja et sellisel asjal ju täitsa siis võiks olla nagu huvi, et ma saan aru, et see üritus oli odav, ma ei hakka küsima, eks see hinnakirjad olid avalikult üleval, see oli sügavalt 4-kohaline number ikkagi, mille sees olid sul vist ka ööbimised ja asjad, eks ju kõik. Et on kallis, aga Porsche GT3 on ka kallis. Ja Lamborghini on kallis. Just, et tegelikult kõige selle kõrv, ma saan aru, et kui sa oled selline entusiast nagu Sulev, kes läheb fookus RS-iga, et temal on see nagu, ütleme, võib-olla võtab rohkem hinge kinni, aga võiks ju siukse asju teha küll rohkem ja oleks võib-olla ka seda nii-öelda siis avaliku tänaval paugutamist natuke vähem. Just, et selles suhtes, et see, ma arvan, et eelmise aasta selline, oli ühe päevani oli ka nagu natuke narse, et me nüüd proovime, kuidas see läheb, et nüüd tänaga on see, et nagu see idee, mis algselt korraldajatel ka plaanis oli ja see, et nagu kõik läks edukalt, siis näitab, et tegelikult nagu turgu on ja osaleid oli palju ja osalejad kõik ikkagi väga selgelt nautisid ja iga stardis, kuna mis oli huvitav oli see, et kuna autod lähevad 1-minutiliste intervallidega, siis ja enam-vähem kiiruse järjestikuses, siis seal eespool ongi kõik need Talared ja Ferrarid ja Porsche'd, siis tagapool olid Focus RS, GR Yarised, paar Mitsubishi Evot, siis oli, et kui me Instagramis saatsime, kui meie ootasime oma starti, ja räägid seal teiste Yariste ja Focuste meestega juttu, sa vaatad Instagramist, et kurat, mis üritus on, et tegelikult Ferrarisid ja Porschesid on. Sest mina nägin Ferrarisid ja Porschesid hommikul, kui me kõik startisime, ja see oligi kõik. Et minu jaoks oli siuksed hot hatchbackid ja need rallispekaatid tulid kokku ja läksid sõitma, aga kuna see ongi, mina saan otsa mõttes startisin tund aega hiljem kui esimene auto, siis minu number oli 59. Et selles suhtes on, et see üritus
ürituse ma arvan, et see mulje on kindlasti oleneb, kus oled, et minu jaoks oligi siuke, et noh, aga kas õhtul Tartus või Pärnus oli ka mingit seltskonna, et nad Jaa, läksid, saidki seal, noh, kui oleks tahtnud seal kõikidelt nendelt Porsche Ferrari vendadel natist kinni võtta ja küsida, et kuidas no oli. õhtusöögid ja sellised Pärnus nagu teise päeva õhtul ikka nagu lõpetamise video, kõik sellised asjad olid ka, et said rääkida ja et see oli koos ikka, ei et see oli olnud, ikkagi siis koos, ajus ka laiali. et ja sain ka Martin Trumbiga rääkida natukene, et kuidas neil see spa tuleb ja kuidas tal üldse üritus meeldis, et selles suhtes, et mingil hetkel muidugi kogu see kommuun saab kokku ja kõik on nagu entusiastid koos, aga jah, kui sa nagu sõidad, siis olenevalt autost, siis sa oled ikkagi nii-öelda oma klassi inimestega koos. Ma tahaks ka muidugi Martin Rumbilt küsida või kuidas siis on põlise Porsche võidusõitjana nüüd sõitis Ferrariga 2 päeva, et kuidas meeldis, kuidas juhitavus, kõik siuksed asjad, tahaks kohedalt küsida. Vot, no selge, et kui järgmine aasta, kui nüüd viitsitakse uuesti või keegi teine teeb, et järgmine aasta tuleb küll, see on juba enam-vähem võib-olla see pole avalik, aga igatahes. Miks ei peaks, selles mõttes, kui kõik läks hästi ja kui korraldajad löövad oma numbrid kokku, sest miskid peab ju näppude küll käima, mis on nüüd täiesti normaalne, sest et keegi ei pea, ma ütlen, mulle meeldib alati öelda, et minul on Douglas Adamsi raamatust, et alaarenenud ühiskondliku töö nääre ja moraalse koe loomulik defitsiit, ehk et millegi lõbusa pealt ka kasumit teenida on täiesti okei. Ja kui me enne rääkisime Kuuduldi, siis paneme selle ka veel kokku, et kuna see üritus oli ametlikult tegelikult Eesti Autospordi Liiduga koos ja nad läksid ametlikult FIA, mis iganes artikkel alla, mis on sama, mis on Kuudus Festival Speed, et see on mingi demonstration run. Ma seda täpselt artiklit ei tea, aga põhimõtteliselt nagu sama kategooria üritus, et ei võeta aega, ei sõideta võidu, aga sul on suletud teed ja nii-öelda demonstratsioonisõit. Ehk et kõik osalejad on EAL-i liikmed. Nii et ma olen Eesti Autospordi liige. Selge, võt, näed, täiesti. Kuigi see on selline see, nagu see külalisliige, et ühekordne värk, aga et see oli täitsa ametlikult FIA nii-öelda artikli alla läks kogu värk ja korraldus, mis on mingi. Okei, kuule, aga suur aitäh, et tulid, siin sai nii mitu teemat, sobis väga hästi kokku ja jälgige siis nädalavahetusel, kes kuuleb seda saadet ennem, jälgige siis SPA 24 tunni sõitu. Just. Autotunni toob teieni Inbank. Inbank on nutikas valik väiksemate igapäevaostude või suuremate tulevikku vaatavate investeeringute jaoks. Enne finantsteenuse lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel pea nõu.